Iraan nimetas relvarahu kokkulepet Ameerika Ühendriikide täielikuks kaotuseks. Donald Trump ähvardab läbirääkimised nurjata ja sõtta naasta, kui Hormuzi väin tõepoolest tasuliseks muutub. Marco Rubio suundus ringreisile Pärsia lahe monarhiatesse, et veenda neid, et leping Iraaniga on siiski tõepoolest Ameerika Ühendriikide võit. Ja samal ajal šokeeris Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kõiki oma ülestunnistusega selle kohta, kuidas sõda Iraani vastu algas. Ta väitis, et lihtsalt pani Donald Trumpi fakti ette ja viimane nõustus vastu vaidlemata toetama Iisraeli sõjas. Samal ajal teatas Iisraeli kaitseminister Israel Katz otse, et Iisrael ei vii oma vägesid Liibanonist välja, isegi kui Ameerika Ühendriigid seda nõuavad. Kuigi see on üks Trumpi rahuleppe tingimustest Iraaniga. Lõpuks kardavad Donald Trumpi liitlased Pärsia lahes, et tema kokkulepe Iraaniga saab olema katastroofiline pöördepunkt. Ja nüüd üritab Marco Rubio veenda monarhiaid, et kõik on kontrolli all. Kuigi Katar, Saudi Araabia, Bahrein, Kuveit ja Araabia Ühendemiraadid näevad selgelt, kuidas Iraan peab läbirääkimisi omaniga. Kuidas nad koos taas sulgevad Hormuzi väina ja hakkavad igalt laevalt läbipääsu eest raha võtma. Ja kuigi Donald Trump kinnitab, et seda ei juhtu kunagi, valmistab Iraan ette selle elluviimise mehhanismi. Ja Pärsia lahe riigid ei usu enam USA kaitset, sest Iraan on säilitanud nii oma raketiprogrammi kui ka kõik oma käsilasjõud. Lisaks saab ta veel sanktsioonide tühistamise ja kõigi varade vabastamise. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame nüüd seda viike koos, saame kõigest aru ja paneme kõik paika. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, vajutage kellukesele ja jätkama kommentaar selle video alla. Niisiis, USA ja Iraani vaheline kokkulepe on lagunemas. Peamine Iraani läbirääkija Mohammad Bagher Ghalibaf nimetas USA ja Iraani raamkokkulepet Ameerika Ühendriikide lüüasaamise deklaratsiooniks. Donald Trump hoiatas, et lõpetab viivitamatult kõik läbirääkimised Iraaniga, kui kinnitust leiavad kuulujutud Teherani plaanidest kehtestada tollimaksud laevadele, mis läbivad Hormuzi väina. Kuid Ghalibafi avaldus kõlab ähvardavalt, arvestades Iraani sidemeid Venemaa ja Hiinaga. Järgneb Ghalibafi tsitaat. Islamabadi kokkulepped Iraani ja USA vahel ei sündinud surve ja sunduse tulemusena, vaid olid vapra Iraani rahva vastupanu ja jõu tagajärg. Ajastu, kus oma tahet iseseisvatele rahvastele peale suruti, on läbi saanud. Tema avaldus kõlas tehniliste konsultatsioonide jätkumise taustal 60-päevase kokkuleppe raames. Iraani ja Ameerika läbirääkijad on endiselt eriarvamusel võtmetähtsusega lahendamata küsimustes, eelkõige Hormuzi väina tuleviku ja Iraani tuumainspektsioonide korra osas. Kuigi, ma tuletan meelde, enne Donald Trumpi sõda Iraani vastu polnud Hormuzi väina küsimust üldse olemas. Seda lihtsalt ei olnud. Hormuzi väin oli avatud ja isegi ei arutatud seda, kas seal kehtestatakse tollimaksud või mitte. USA president Donald Trump ei jäänud vait. Ja vastuseks Ghalibafi avaldusel ütles ta, et Teheran kinnitas Washingtonile, et laevadele, mis läbivad Hormuzi väina, ei kehtestata piiranguid. Edasi, tsiteerin. Mingeid tasusid, mingeid kindlustusmakseid ega muid makseid ei tule, ükskõik mis liiki. Ma hoiatan. Ta rõhutas, et kui see osutub valeks, lõpetatakse läbirääkimised koheselt. Trump ütles samuti, et vabastatud Iraani varasid kasutatakse tähelepanu ainult toiduainete impordiks Ameerika Ühendriikidest. Edasi tsiteerin Trumpi. Vahendeid ja või sanktsioone, mille USA rahandusministeerium vabastab, kasutatakse ainult toiduainete ja ravimite ostmiseks. Ja seda ainult Ameerika Ühendriikides, sealhulgas maisi, nisu ja soja ostmiseks meie suurepärastelt Ameerika põllumeestelt. Kõlab idusasti, eks? Kuid Iraani välisministeeriumi esindaja Ismail Bagai lükkas selle tingimuse tagasi. Järgneb tema tsitaat. Mis puudutab vabastatavaid Iraani varasid, siis otsused nende kohta tehakse nii, nagu see kõige paremini vastab Iraani huvidele. Mis puudutab kaupade ostmist, meie, põllumajandusministeerium. Ja teised pädevad asutused lähtuvad hinnast ja kvaliteedist. Seega selles osas piiranguid ei ole. Ja pärast seda Donald Trump, just kui ta poleks rääkinud mingist erilisusest, väidab, et teda ei mõistetud päris õigesti.
Nagu ta ütleb, miljarditest külmutusest vabastatud varadest loodab ta, et Iraan kulutab Ameerika kaupadele umbes 500 miljardit. Nii et ilmselt mõistame meie sõna eranditult valesti. Ehk siis varem tõin ma teile tsitaadi, kus räägiti eranditult Ameerika kaupadest. Nüüd ütleb ta, et mitte päris nii, et ainult muidugi. Me vabastame seal mõned kümned miljardid dollarid ja neist umbes 500 miljonit kulutavad iraanlased Ameerika kaupadele. Võib-olla, aga võib-olla ka mitte. Samal ajal jääb olukord kaubalaevade läbipääsuga läbi Hormuzi väina endiselt lõplikult määratlemata. Praegu laevad tõesti läbivad väina, kuid küsimus on selles, mis saab edasi. Ja siin ongi kõige naljakam asi, mida Donald Trumpi pooldajad ei taha tunnistada. Tõenäoliselt tuleb siiski maksta laevade läbipääsu eest. Küsimus on selles, kuidas see välja näeb. Isegi Trump ise vihjas sellele. Tsitaat. 60-päevase vaherahu ajal Hormuzi väinas ei kehtestata kindlasti mingeid tasusid. Ja neid ei tule ka pärast nende 60 päeva möödumist, välja arvatud juhul, kui need kehtestavad Ameerika Ühendriigid ja nende kasuks. Siin Trump vassib. Sest vastastikuse mõistmise memorandumis on selgelt kirjas, et Iraan ei võta laevadelt tasu Hormuzi väina läbimise eest ainult 60 päeva jooksul. Selle relvarahu režiimi tegevus. Pärast seda teatas Goleb Galibov ise riigimeediale, et Hormuzi väin, tsiteerin, ei naase kunagi sõjaeelsele olukorrale ja Iraan säilitab kontrolli selle veetee üle. Ja just siin algab kõige huvitavam. Iraan ja Omaan avaldasid ühisavalduse, milles öeldakse, et nad töötavad kokkuleppe kallal Hormuzi väina ühise haldamise osas. Samuti, tsiteerin, selle raames osutatavatest teenustest ja nendega seotud kuludest vastavalt rahvusvahelistele standarditele. Oluline on see, et Iraan ja Omaan teatasid esmakordselt avalikult oma suveräänsusest territoriaalvete üle Hormuzi väinas. Ja nad vihjavad sellele, et kuna see väin kuulub nendele kahele riigile, siis just nemad hakkavad otsustama, mis selle väinaga edasi saab, kui palju maksab läbipääs ja nii edasi. On ilmne, et sellised tingimused teevad Pärsia lahe riigid väga murelikuks. Ja just selle taustal suundus Ameerika Ühendriikide riigisekretär Marco Rubio ringreisile Pärsia lahe monarhiatesse. Selleks, et veenda neid, et kõik on kontrolli all ja et nad saavad tegelikult ka edaspidi oma naftat ja gaasi hõlpsasti müüa. Esinedes Abu Dhabis ütles Rubio, tsiteerin, see on rahvusvaheline meretee. Ühelgi riigil ei ole lubatud rahvusvahelisel veeteel tollimakse või tasusid kehtestada. Mis puudutab muide tuumaprogrammi, siis siin ei ole samuti mingit edasiminekut. Trump teatas, et Iraan nõustus täielikult tuumainspektsioonidega. Ja Iraani välisministri asetäitja Qasem Garibabadi lükkas selle otsustavalt ümber. Ja edasi tema tsitaat. Puuduvad igasugused plaanid pääseda ligi objektidele, mis on olnud rünnaku all, või tuumamaterjalidele. Neid küsimusi käsitletakse ainult lõpliku kokkuleppe raames ja sõltuvalt teise poole, see tähendab Ameerika Ühendriikide, konkreetsetest sammudest kõigi sanktsioonide täielikuks tühistamiseks. Ehk siis, saate aru, Iraan seab selged tingimused. Ta ütleb, Donald Trump, sina ju alustasid seda sõda selleks, et meil ei oleks tuumaprogrammi. Nii et me arutame seda küsimust hiljem, mitte praegu. Kindlasti mitte praegu. Kõigepealt tühista kõik sanktsioonid, loo, nagu sa juba lubasid, 300 miljardi dollari suurune investeerimisfond, vabasta kõik varad ja siis räägime sinuga edasi, mis saab tuumaprogrammist. Kester sõda Iisraeli ja Liibanoni liikumise Hezbollah vahel. Ka Iraani liitlased jäävad üheks lahendamata probleemiks. Teheran rõhutab, et sõjategevuse lõpetamine Liibanonis on võtmetingimus lõpliku kokkuleppe saavutamiseks USA-ga. Samal ajal, kui kehtiv raamkokkulepe hõlmab, nagu seal kirjas on, kõiki rindeid, sealhulgas Liibanoni. Iisrael, kes ei osalenud kokkuleppes, lükkab sellise tõlgenduse tagasi ja ütleb, et kuulge, USA ja Iraani sõda on teie asi. Iisraeli ja Liibanoni sõda on meie asi. Ärge ajage neid kahte asja segamini. Iisraeli välisminister Gideon Saar ütles kolmapäeval Tel Avivi rahvusvahelisel konverentsil esinedes, et alates märtsist on Hezbollah tulistanud Iisraeli suunas üle 7000 raketi, raketimürsu ja drooni. Seetõttu ei kavatse Iisrael sellega leppida.
Iisraeli kaitseminister Israel Katz ütles, et tema riik ei kavatse lahkuda Lõuna-Liibanoni turvatsoonist hoolimata võimalikest nõudmistest USA või teiste rahvusvaheliste partnerite poolt. Ta ütles otse välja, kuulge, meil on täiesti ükskõik mingitest Trumpi kokkulepetest. Me ei kavatse Iisraeli vägesid Lõuna-Liibanonist välja viia, ükskõik mida Donald Trump ka ei nõuaks või kui kõvasti taga jalaga ei trambiks. Katz rõhutab, et Lõuna-Liibanoni loodud turvatsoonil on ülioluline tähtsus riigi julgeoleku tagamisel Iisraeli jaoks ja ta ütleb, et keegi ei kavatse seda muuta. Veelgi enam, Katz kinnitas selgelt, et Iisrael ei kavatse lubada isegi Liibanoni tsiviilelanikel naasta nendesse piirkondadesse, kus praegu on loodud puhvertsoon. Ja just selliste erimeelsuste taustal suundus USA välisminister Marco Rubio ringreisile Pärsia lahe riikidesse, et kuidagi veenda monarhiaid, et kuulge, te lihtsalt ei saa aru. Ameerika Ühendriigid võitsid. Trump sundis Iraani kapituleeruma. See kõlab teie jaoks metsikult ja kummaliselt, aga ma hakkan teid nüüd veenma, miks see nii on. Teatatakse, et Araabia riikide juhid on mures sellepärast, et Washingtoni järeleandmised võivad olla liiga suured ning nad kardavad ebasoodsaid muutusi piirkondlikus jõudude tasakaalus ja naftavooludes. Miks nii? Hakkame nüüd asja üksikasjalikult lahti seletama. Vaadake. Alustame regionaalsest julgeolekust. Absoluutselt kõik Iraani proksijõud nagu Hamas, Hezbollah, hussiidid Jeemenis ja vastupanu liikumine Iraagis on kõik jäänud puutumata. Iraan jätkab nende toetamist ja raamkokkuleppes Ameerika Ühendriikidega pole nende kõigi võitlejate kohta sõnagi. Üldse mitte ühtegi sõna. Kuigi Pärsia lahe riikide ja Iisraeli jaoks on see tohutu probleem. Ja nad lootsid, et kui Trump juba suure sõja valla päästis, siis see probleem lahendatakse ning terroristide rahastamine Lähis-Ida eri nurkades Teherani poolt lõpetatakse. Aga Iraanil on nüüd veelgi rohkem raha nende proksijõudude toetamiseks. Sest USA tühistas kõik sanktsioonid Iraani nafta müügilt ja lisaks vabastas iraanlastele nende miljardite dollarite väärtuses külmutatud varad. Ja kui Iraani naftaga kauplemine on täielikult taas lubatud, siis te mõistate, kui ohtlik see on. See pole üldse kasulik Pärsia lahe riikidele, sest see võtab neilt teatud mahud ära. Ja nüüd küsivad Araabia riigid endalt, mis see üldse oli? Lõpuks, sõja tulemusena, kuulge, Iraan tuleb tõesti välja suure võitjana, aga USA ja nende partnerid piirkonnas satuvad väga kummalisse olukorda. Sõbrad, ma katkestan siin korraks, et paluda teil toetada selle YouTube'i kanali tööd oma tellimuse ja like'iga ja teie kommentaariga ning lisaks tellige minu Telegrami kanal Petši News, link sellele on selle video kirjelduses. Seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need laekuvad. Samuti viituge Patreon platvormiga, seal on meil kinnine kogukond Petši Insight, kus arutame koos teiega neid teemasid, mis siin YouTube'is ei ilmu. Seal vastama kõigile teie küsimustele, seal saame arutada täiesti erinevaid teemasid, just, ja seal plaanime korraldada ka selliseid kinniseid üritusi. Privaatsetel striimidel olen ainult mina ja need Patreoni tellijad ning seal arutame erinevaid teemasid ja vastan kõigile teie huvipakkuvatele küsimustele. Näiteks, mulle kirjutati kommentaarides, miks sa siiani ei kommenteeri seda skandaali Poola ja Ukraina vahel. Ja ma juba lühidalt vastasin, miks. Kirjutasin oma mõtted selle kohta lahti, kuigi YouTube'is me seda teemat üldse ei arutanud. Üldiselt, minge kirjeldusse, tellige Patreonis ja saage selle suletud kogukonna osaks. Marco Rubio kohtus juba teisipäeval liitlastega Araabia Ühendemiraatides, pärast mida suundus Kuveiti ja Bahreini, kus ta peab läbirääkimisi Pärsia lahe Araabia riikide koostöönõukoguga. See on monarhiate ühendus, kuhu kuuluvad ka Saudi Araabia, Katar ja Omaan. Kõik selle nõukogu 6 riiki andsid Ameerika sõjaväele logistilist toetust Ameerika-Iisraeli konfliktis Iraaniga, mis algas 4 kuud tagasi ja mille tulemusena sattusid nad ise Iraani õhurünnakut alla. Ja nüüd väljendavad mõned Pärsia lahe monarhiate juhid omavahelises vestluses pettumust just selles eelkokkuleppes. Memorandum USA ja Iraani vahel võib avada tee USA ja Iraani suhete normaliseerimiseks, kusjuures Iraan on peamiselt šiitlik riik, mida übritsevad peamiselt sunniitlikud riigid. Iraani peavad piirkonna riigid oma peamiseks vastaseks.
ja nüüd näevad nad oma silmaga, kuidas nende peamine liitlane, Ameerika Ühendriigid, püüab luua suhteid nende peamise vastase, Iraaniga. Ja tuleb meeles pidada, et šeikide arvamus on Ameerika poliitikute jaoks väga oluline. Ameerika Ühendriikide sõjaväebaasid asuvad Araabia Ühendemiraatides, Saudi Araabias, Kataris, Kuveidis ja Bahreinis ning need moodustavad omakorda USA julgeolekuarhitektuuri aluse Lähis-Idas. Kui mõni neist riikidest vaatab üle oma julgeolekualased suhted Washingtoniga, võib see oluliselt mõjutada USA sõjalist strateegiat piirkonnas. Ja nüüd peab Marco Rubio rahustama piirkondlikke liitlasi, kritiseerimata Trumpi kokkulepet Iraaniga. Ja nagu piirkonna allikad väidavad, on USA ja Iraani vahelise memorandumiga seotud konkreetsed punktid piirkonna juhte lihtsalt hämmastanud. Üks peamisi mureallikaid on Iraani ballistilised raketid. Kogu konflikti vältel on Donald Trumpi administratsioon väitnud, et Iraani raketipotentsiaali ja raketiprogrammi hävitamine on sõjalise kampaania üks peamisi eesmärke. See kattus Pärsia vahe sunniiklike riikide huvidega, sest erinevalt Ameerika Ühendriikidest asuvad kõik need Iraani ballistiliste rakettide ulatuses ja on juba saanud lööke. Seetõttu lootsid kõik monarhiad, et kui Trump alustab sõda ja veel avalikult teatab, et ta hävitab raketiprogrammi, siis loomulikult nad toetasid seda sõda. Kuid memorandumis seda teemat üldse ei mainita ja Donald Trump ise ütles, et Teherani sellisest relvast ilmajätmine oleks ebaõiglane. Ta ütles, et kuulge, kui näiteks Saudi Araabial on raketid, siis kuidas ta saab lubada, et Iraanil neid ei oleks? Ta ütleb, et ei, nii see ei tööta. Küsimus on siis selles, miks sa üldse suu lahti tegid ja rääkisid, et hävitad nende raketipotentsiaali? Aga ilmselt ei oleks pidanud selliseid avaldusi tegema. Donald Trump. Näed, AM. Dokument. Vastastikuse mõistmise memorandum, tuletan meelde, näeb samuti ette Iraani Islamivabariigi taastamisfondi loomise mahus $300 miljardit, mis tekitab naaberriikides muret. Nende arvates võib Iraan tänu nendele investeeringutele suurendada, teate küll mida, loomulikult sõjalist potentsiaali ja tugevdada selliste rühmituste nagu Hezbollah toetust, mis destabiliseerivad piirkonda. Kujutage ette, neile hakkab lihtsalt voolama tohutult raha. Aga nad ei hakka neid investeerima näiteks infrastruktuuri, nad lihtsalt ei tee seda on ajalugu näidanud. 47 aastat ei ole nad sentigi investeerinud oma infrastruktuuri, mis varustaks elanikke joogiveega. Neil on probleemid elektriga. Ja nad ei ole sellesse raha pannud. Nad on pannud raha rakettidesse. Ja kuidagi arvab Trump, et nüüd nad käituvad teisiti. Ja olgem ausad, suurem osa vahenditest, mida Teheran lähinädalatel saab, läheb tõenäoliselt eelkõige sõjalise potentsiaali tugevdamiseks, mitte elatustaseme toetamiseks või Iraani majanduse arendamiseks. Pealegi otsustades sõnastuse järgi võimaldab leping tegelikult, et Iraan hakkab tulevikus kontrollima Hormuzi väina. See tekitab tõsist muret Kuveidis, Kataris ja Saudi Araabias, kes sõltuvad sellest marsruudist nafta ja gaasi ekspordil. Ja just selle taustal tegi Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu avalduse, mis võib hävitada Donald Trumpi reitingud. Netanyahu rääkis, kuidas täpselt algas sõda Iraaniga veebruaris. Iisraeli peaminister rääkis läbirääkimistest Trumpiga vahetult enne sõda Iraaniga, öeldes, et sisuliselt pani ta USA presidendi fakti ette, et Iisrael alustab sõda. Ja andis talle võimaluse valida, kas jälgida või liituda. Edasi tsitaat Benjamin Netanyahult. Ma lihtsalt tulin tema juurde ja ütlesin, me ründame Iraani. Ma ei küsinud temalt luba, ma lihtsalt rääkisin, kuidas me tegutseme. Ja ma olin õnnelik, et ta otsustas liituda. Nüüd on huvitav näha, kuidas käituvad Ameerika poliitilises eliidis Iisraeli kriitikud ja kõva joone pooldajad, kes on juba ammu väitnud, et Netanyahu lihtsalt pettis Donald Trumpi ja tõmbas ta suurde sõtta. Aga nüüd ütles seda otse välja Netanyahu ise. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamuse ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki panna. Kui soovite lihtsalt ühekordselt selle YouTube'i kanali tööd rahaliselt toetada, saate seda teha ükskõik millise, isegi kõige väiksema annetusega, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja rekvisiite. Seal on mitmesugused platvormid. Valige endale sobiv platvorm. Olen tänulik igasuguse toetuse eest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head kõigile.